Nii, tere! Kodus olles on erakordselt oluline siiski ennast ka endiselt füüsiliselt heas vormis hoida. Ja nagu lubatud juba siin mitu päeva tagasi, siis alustan nüüd ka mina teile oma treeningvideode tegemist. Ja mina kasutan selleks, siin kõrval aknast näete, YouTube'i abi ja valin sealt põnevaid või häid treeningprogramme, mida ma siis koos teiega läbi viin. Pärast ma panen alla kindlasti lingid, et te saate ise vaadata või põhjalikumalt üle neid trenne. Ma lisan veel mõned lingid juurde, milliseid soojendusi mina ise kasutan aeg-ajalt. Ma päris aktiivselt tegelikult kasutan erinevaid YouTube'i trenne. Ja loodan, et teile tänane treening meeldib. Ja tänase treeningu teema on soojendus. Me hakkame niimoodi järk-järgult edasi liikuma, et täna see nädal teeme läbi ühe põhjaliku soojenduse, järgmine nädal ühe kergema trenni ja sealt edasi veel läheme raskemat trenni juurde, kuni isegi hantliteni välja. Et ärge muretse, kellel hantleid ei ole, siis me õpime ka ise, kuidas hantleid valmistada. Aga nüüd siis rohkem tegusid, vähem juttu, asume kohe trenni juurde. Või siis ehk mõni soojenduse juurde, see on 10 minutit soojendust, nii et pidage vastu. Nii. Teeme siis järgi, mida tema teeb ja mida mina teen. Kükid ja õlaringid. Ilusa sügava küki, selg sirgu ja õlaringid. Ja nüüd käe üle pea ja alla. Ja siit. Nii, seda võtame kauem. Nii, ja nüüd valmistame külle peale. Ette, varvast. Ja ettepoole painutused. Ja teisele poole sama asi uuesti. Venitamine on hästi oluline. Liiget peab pehmeks ja väldib vigastusi. Ja järgmiseks pearingid tehke ettevaatlikult, aeglaselt, rahulikult. Trenni ju alati pidage meeles seda, et kui harjutuse vältel tunnete mingit ebamugavustunnet või vanu, siis jätke alati harjutus pooleli. Nii väldite vigastusi. Ja teistpidi kaelaringid. Nii. Ühele poole. Kaela venitate, just tulete pingetsi. Ja teisele poole. Üles ja alla samamoodi kaelalihas just soojaks. Ja, näed, soojaks.
oleks ilusti. Ilusti avaluud niimoodi, et tunned, et avaluud tagant liiguvad. Ja üles alla samamoodi. Õlavööde. Tööle. Nii. Nii, veel tagasi samale poole on lihtsam. Nii, eritate kätt. Sirgelt. Ja teine asi jällegi. Kui tunnete valu ebamugavust, jätke kindlasti pooleli. Ja vahetame kätt. Soojendus on hästi oluline trenni osa. Kindlasti ei tohi kunagi ära unustada soojendust. Nii. Nüüd veritanud. Ja lisaks tegelikult soojendusele, kui olete ka soojenduse ära teinud, siis ja trenni ära teinud, siis pärast trenni ja soojendust tegelikult on isegi hea ka ennast venitada pärast trenni, et lihased ei läheks viimast täis ja ei oleks valu pärast trenni. Nii. Ja natuke ka vereliige tööle. Jumping jacks. Kui pulss läheb üles, siis on jällegi vigastuste väiksem, keha on trenniks valmis, suurteks koormusteks, nii et ajame natuke pulssi üles jumping jacksidega. Nii, jõuad jõuad. Ja nüüd teeme siis põlvedeste jooksu, võite käed ette panna. Laske kätt nende plaksu lüüa. Nii, tuleb ka väike raha hakkab hingeldama. Nii. Nii, keeruse vältes. Natuke meie kaela jaari meenutab. Põlvest alla hästi. Ergelt hakkan hingeldama juba. Hea. Soojaks. Ja jälle. Jumping jacks. Trenni ajal alati hästi oluline, hingake sügavalt sisse välja, suu kaudu. Ärge hoidke hinge kinni, on veel raskem. Veel jooksu. Nii, sa vaatad selle uuesti. Jalgu kogu keha, kaelajalike. Eesti vararahvas peab jaotuskunas vormi saada. Hükke väiksemalt teha. Siis on rohkem hükkene põhma peale. Nii. Alright. Next up we're going to do a mix of squats, reverse lunges, and plank walks. So 30 seconds of squats. Here we go. Kui teil on juuamaja, siis jooge vahepeal. Pange video lihtsalt paus. Aga jätkame ja hükkidega. Ja joon pärast soojendust. Kui sina tahad, võid juba praegu juua. Pane lihtsalt paus, väike lonks vett. Peamine on see, et ei tekiks sul suurt janutunnet. Kui sul on juba väga suurt janutunne, siis sa oled ka vedelikuga võlas. Et seda tasub ennetada. Iga kaks saad väike lonks vett. Kui tunnet, et on vaja. Nii.
nii, liigutan kaamerat natuke allapoole. Nii. Kõnnime siis selle arvutuse kiiresti järgi. Kõnnime. Tulen lavangusse ja tulen lavangust tagasi. Kõik korra oli. Tulen kõvast sööda ja ülesse. Nii. Nüüd seda otseme selg sirgu. Põlve tohiks päris kopsikuga vastu maa minna. Põlve minema nüüd mõnusalt. Maa lähedane, aga mitte päris vastu maa. Nii, liigume kaamerat korra. Nii, üks hetk. Jah, sumokükk on selle asja nimi. Ma ei tea, kas meenutab Borutot. Jah. Seda ta natuke lähemalt ühele oli seda. Nii. Nii. Nüüd on soengudest tehtud. Ja peale soendust võib nüüd vabalt hakata ükstapuha trenni tegema kodus. Vigastuste oht palju väiksem. Aga päris trenni võtame juba ette järgmisel nädalal. Praegu siis proovige seda iga hommikuni järgmise nädalani, näiteks lihtsalt soendust. Ja siis järgmine nädal ma juba näitan, milline võiks olla see füüsiline trenn veel siia otsa. Et nagu näete, soendus panebki natuke hingeldama. See käib asja juurde. See näitab, et keha on trenniks valmis. Nii et treeningvideoga olen tagasi jälle järgmine nädal. Taas. Ja siis juba vaatame, mis trenni edasi teeme. Jätke see soendus meelde, sest et järgmine nädal ma soendust ise teile veebi teel ette ei tee. Igaühe ülesanne on teha siis soendus eraldi. Teete selle sama või mõne muu, mille lingi ma teile ka panen siia. Ja siis olete valmis trenni asuma tegema. Nii et püsige lainel. Annan teada, kuna see järgmine trenn tuleb. Füüsiline liigutamine praegu kodus hästi oluline. Ja aeg-ajalt ärge unustage teha akent lahti, hingake värsket õhku või tehke väike luks looskäiku. Seda on ka kindlasti vaja. Nii et terves kehas, terve vaim. Järgmise korrani.